Tiri, tänase materjali salvestan sisetunde järgi Rapla Ratsakooli püstkojas. Tuli selline tuju teha Märt Sepperi tekst raamatukogudest, enese määratlemisest, kirjanikuks, koolitajaks, kelleks iganes. Just siin selles püstkojas päris äge keskkond, kui miski plaksub, siis see on meister Messneri loodud suurepärane püstkoda. Kaamerat toetada mul siin kuhugi ei ole. Ja kuigi ma õpilastele räägin, et eelistataks alati võiki formaati, ma teen täna ise teistmoodi püsti. No nii, Märt Sepperi raamatukogu tekst on selline. Praegusel hetkel ilusti mustvalge korrastame õigekirja ja sina kasutad võimalust jutustada oma isiklikust raamatukogust. Mis raamatud sul kodus on? Miks nad seal on? Kas sa loed neid? Nii siis. Märt Sepper räägib meile, et täna avastasin me pigem kirjutame, täna avastasin taas, seda maad ei ole vaja. Täna avastasin taas oma imelist ja isiklikku raamatukogu, see tähendab, et ta oli omadega protsessis, ta ei avastanud seda ära ja sellepärast ta avastas seda, mitte selle, nii enda kui ka teiste autorite teoseid ja nentisin seda ilmeksimatut fakti, et ennast ainult autori, kirjaniku, filosoofi, luuletajana määratleda on ikka nadi küll. Kuigi selles reaalsuses pannakse rõhku ainult ühe elemendi täiusesse, siis minul isiklikult on küll teadmine, et piiritu olendina oleme, me ei ole vaja, oleme me, olete te, oleme nii defineerimatud ja suudame olla, teha, valida kui ka luua väga suures hulgas erinevates kausaalsustes. On paljud asjad, mida ma jagan avalikkusega, kuid paljud huvid ja loomised ja tuleviku väljavaated jäävad ka ainult minu peenramaale, sest paljud neist asjadest pole saanud veel seda kergust ja täielikku avaldumist ning loomulikult paljud neist ei küsigi seda ilmtingimata. Nii palju komasid panime ära. Viimasel ajal näiteks olen uskumatult lummatud olnud kodude disainist, sidekriips ja välisviimistlusest ehk siis siseviimistlusest ja välisviimistlusest ja arhitektuurist. Kuigi autorina on mul alati huvi olnud kõigi artistlike, üks ka, härra Sepper, kõigi artistlike liigituste suhtes on viimasel ajal see nagu ka gastronoomia, köögikunst, teate küll, nagu ka gastronoomia ilmutanud end eriti südamelähedasena. Loomulikult
minu vahendaja ja eneseabikoolitaja Tõmme kisub mind alati kõike vaatlema läbi teadlikkuse ning küsima küsimusi selle kõige esoteerilisema määratluse arvelt. No nii. Arvelt ei ole. See on seisukohast, vaatenurgast, vaatepunktist. Seisukohast. Vahelerääkija on seal. Kus. Raplamaa ratsakooli tunnus on see püstkoda, selle järgi inimesed oskavad siia tulla. Nüüd, kui on siin reas jutumärkides laused, siis olgu ühe korraga öeldud, et eesti keeles algavad jutumärgid alt kõigi nende ridade puhul. Ja peale selle need loomakesed siin ei olegi üldse jutumärgid, need on ülakomad, kui me kasutame klaviatuuril õigeid märke ja kui me ühtlasi paneme arvuti rääkima eesti keeles, siis ta paneb ise tegelikult jutumärkide alguse alla. See on meie keele omane. Ja need küsimused Märt Sepperilt tulevad siin rõõmsas reas. Mis on see koma, mis küsib siin loomist, kes ma täna olen ja millised suursugused ja imelised seiklused on mulle saadaval? No on ingliskeelne available, las olla. Mis panus saan ma siin olla? Mis panus saab see olla teadlikkusele? Milline maagia ja imelisus on siin saadaval? Mis on see kaunise energia siin all? Mida see minult küsib? Ja nii edasi ja nii edasi. Pikka aega tehes läbi neid teadlikkusega seotud katsumusi, nagu näiteks ärkamine eneseteadlikkusele üks sõna, koolitusmärk rea lõpus. Ja sellele, et usaldada seda koma, mida iseenesest tean, olin ma paljud oma huvid ja meeldimised pausile pannud, kes meist ei oleks. Millal sa tantsisid? Millal sa laulsid? Millal sa püstkojas lõket tegid? Sõpradega rääkisid? Millal? Sama siin. Pausile pannud, et teha läbi need suuremad tsüklid oma ärkamise ajas. Nüüd selles loovuse avaruses avastades taas ja veelgi suurema kindlusega kõiki neid tahke enda loomise tasanditest. Me asendame sõna enda sõnaga oma, sest muidu sa lood ennast, aga mõte on sinu oma tasandid. Nii on. On uskumatult erakordne nentida, kui piiritu on meie huvide ja meeldimiste kavalkaad. Pikka aega olles olnud, vahetame sõnade järjekorra, olles pikka aega olnud, me teeme siia sellise sõidu sõnade järjekorra vahetamiseks, kus ma ütlen. Olles pikka aega olnud varjatud teiste inimeste reaalsustest, eludest, soovidest ja tahetest, ei teadnud ma isegi välja öelda, kes ma hetkes olen ja kes olla soovin, mis mulle meeldib ja mis mitte, mis on huvid ja nii edasi. Sest paljud asjad, kuigi olid tõesed, olid siiski kahtluse karvase käe varjus.
jäin hetkeks nuputama, kui paljud meist ei tea, Märdikene, mida tahame, sest me ei tea, kes me oleme või olla soovime, sest teiste tahtmised ja nende tahtmiste nähtamatu foon on nii tugevatoimeline. Me paneme selle ette nüüd mõttekriipsu. Märt armastab väga pikki lauseid, pikemaid veel kui Murutar. Ja et mitte komatada lõputult, me istutame ette mõttekriipsu. Selle koha peal me saame lubada endale hingamise pausi. Ja et minulgi see ärkamine oli rohkem ärkamine teadmisse, et minu soovid, vajadused ja tahtmised on samasuguse tähtsusega nagu teiste omad ja et enda valimine, enda huvide ja loovuse ja veidruste nautimine on lubatud, mitte isegi lubatud, vaid suurima tarvidusega, kui päriselt valida toimimist iseendana siin maailmas, kus kõik soovivad olla keegi teine. Ja me saime lause pikkuseks 1, 2, 3, 4, 5, 6 rida. Keegi ei keela, komad paika, las olla 6 rida. See siin on küll killuke kõigest, mis minust läbi jooksis, kui hommikut alustasin raamaturiiuli ees. Ilmselt on ka sul sama olukord nagu Märdil, mul paljudel raamatud seisavad riiulis kodukujunduselemendina. Me ei märkagi neid, kuni, ütleb eesti keele õpetaja, nüüd jutusta oma raamatu riiulist. Mis sul on seal? Vaat nii. Raamaturiiuli ees, mis siiski nii killukesena ei paista, sest mulle meeldib jutustada, tee mis sa tahad, nui 4. Sõnad ja nende tähendused, võimekus eksistentsi muuta ja manada, olgu see luule või mõne muu maagilise elemendina on minu džämm, nagu öeldakse. Nüüd see jamm, sellega on 2 varianti. Kui me jääme sõna jämm juurde, me kirjutame ä ja 2 m-iga. Kui ta ütleb džem, siis äkki on moos, aga lausa inglise keelest laenates võime kasutada ka väljendit minu tassike teed. Mina võtan selle. Mina siin praegu saan. Nii on. Mis siis, kui me ei olegi nii vormi valatud, nagu meid arvama tahetakse panna, et sa ei pea olema ainult üht asja, mitte ühte, et üht, mitte ainult üht asja, et kastid, mis nii veatult on valatud ja idealiseeritud selles reaalsuses, ei pea olema ainus võimalus toimimiseks. Et miskit veel on võimalik väljaspool vorme, definitsioone, kaste ja määratlusi. Küll on huvitav avastada iga päev seda uut mind, nende uute teadmiste, teadlikkuste, teeme teadlikkuse ainsuseks, teadlikkuse ja huvidega, uute käitumistega, uute isude, soovide ja tahtmistega. Osad vanadega kehasse, osad nende edasiarendusest, osad täiesti uues puues, uus sortiment, ulmeline energia, ulmeliselt keerulised laused, Märt. Selle kõige peale küsiksin, jutumärgid algavad alt,
kui palju rohkem kaost saan ma enda ellu ja sellesse maailma lisada, no tõepoolest, kõik soovivad korrastust. Märt küsib korratust ja kaost, sest aina rohkem hakkab tunduma, et kaos ongi täiesti see maagia, mis kutsub uutele võimalustele, uutele nägemustele, valikutele ja loomistele. Ja see kaos me oma olemuselt olemegi, kui hüljatud on kõik need kastid ja definitsioonid ja arvamised, et muutumatuna ja ainult üht ilma eeta asja täiustades saame õndsaks. Õnnis siinkohal ehk veidi religioossem määratlus sellest inimainulikust 1K programmist. Jah, 1A. Minagi istun siin kirjutades seda pikka ja venivat sorry, not sorry. See peaks olema kursiivis, sest see on täiesti absoluutselt inglise keel. Tekstikest ja imestan, kuhu me inimkonnana välja jõuaks, kui me ei lubaks millelgi ega kellelgi, tõstame palun silbid õigesse järjekorda. Millelgi, kellelgi, palun. Tänan. Takistada end loomast ja huvitumast ja valimast seda, mis päriselt selle silma särama ja südame helisema paneb. Kui palju energiaid vormuks uuteks tehnilisteks saavutusteks, teosteks, ärideks, koostöödeks, teadlikkuseks, ainsuses tee maha, suheteks. Kui me ainult lubaks endal olla kõike ja ei piirduks ainult nähtavaga või määratletavaga. Kui paljude hinged oleksid igapäevaselt rahuldatud, sest ei otsi põgenemist ega vabanemist neist nähtamatutest köidikutest. Kui paljude kehad hingaksid kergendatult, sest hing saab olla vaba ja kerge. Nüüd ütleb Märt Sepper meile 3A-ga jah. See on juba nii taotluslik, et autori tahet päriselt ei saa pikali lükata. Jäägu siis seekord 3A-d. Jah. Milline see maailm oleks, kui me lubaks endal olla ise. Iga päev 2 sõna. Igapäevane. Igapäevaselt on kokku, aga iga päev on lahku. Iga päev nii eriliselt isemoodi, uutmoodi, teisiti ja samas sarnaselt. Nii et mulle ja kõigile teile. Ja me kirjutame teile väikese tähega, sest see ei ole kiri pöördumisega, see on tekst. Teile väikese tähega. Jutumärgid algavad alt. Kes ma siis täna olen? Olla valin, olla saan ja olla soovin, mida ma varem pole valinud või olen võimatuks pidanud. Ei ole kui eti tõmbame maha. Kui ma valiksin seda, kingiks mulle kõik selle, mida olen küsinud ja kingiks siia maailma täiesti uue ja enneolematu reaalsuse, mida pole kunagi varem eksisteerinud.
üks O ja üks H ja koma. Oh, koma, kui palju uusi ja imelisi kogetavaid ja mitte kogetavaid reaalsusi on meie haarde ulatuses. Kogemuste näilise saavutamatuse lähistel, kuid hoomamatud, koma, sest neid ei saa kuidagi paika panna, mõõta ega defineerida. Paneme siia punkti ja jätkame teise lausega. Defineerida, mis ei ole hea. Defineerida punkt ja me kirjutame uue lause suure tähega. Mitte mis, vaid need. Need ainult ootavad, et me muudaks oma pimedaid perspektiive, loobuks oma teistele meeldida tahtmisest ja valiksime näha maailma iga kord erinevate ja uute silmade läbi, enda silmade läbi, muutuse ja tuleviku silmade läbi. Milline imeline teadlikkus ja teadvustamine oma enesetõest ja maagiast on siin saadaval, koma. Kui me ainult lubaksime endale seda avarust ja vabadust muutuseks, loomiseks ja olemiseks. Oh, ühe hasuga, oh seda veidrust. Märt kirjutab veidrust suure tähega. Ta teeb temast isiku, personifitseerib, tal on see õigus, jääb veidrus suure tähega. Järgmise lause ümber ei pea olema sulgusid. Tõmbame sulud maha ning loomulikult piiritu tänu kõigile, koma, kes jaksasid seda lõpuni lugeda. Mitte seda, Märt, selle. Siis on lõpetatud tegevus selle lõpuni lugeda. Teie olete eriti need erakordsed ja veidrikud, koma, kelle päralt on see imeline oskus luua midagi täiesti uut ja teistsugust, midagi maailma välist. Aitäh teile ja aitäh sulle, kes sa meiega kaasa tegid. Selle veidruse tulemus sai toredasti punane. Ole hoitud, imeilusat sügist sulle. Näeme veel. Kohtumiseni.